tere, mina olen Karl. Tänases tunnis te mõtlete ise välja väljakutse, mis võtaks kokku teie senised roboti- ja matemaatika teadmised. Olen siin ka ise ühe väljakutse välja mõelnud, et teile väikest inspiratsiooni anda. Vaatame siis, mis see väljakutse on. Robot sõidab ühest joonest teiseni ja pärast seda ta ei pidurda, vaid jääb lihtsalt veerema. Ta teeb seda erinevatel kiirustel ja siis meie mõõdame ja märgime üles tema pidurdusteekonna erinevatel kiirustel tabelisse. Ja vaatamegi siis, et kuidas pidurdusteekond muutub. Mõõtsin siis sellised tulemused. Kiirusel 30 roboti pidurdusteekond on üpris väike, nimelt 0 sentimeetrit ja ainult ühe korra oli siis 1 sentimeeter, keskmine siis 1/3. Kiirusel 50 oli roboti pidurdusteekond juba veidi suurem, 2 sentimeetrit kahel korral ja siis 1 × 1 sentimeeter, keskmine siis 1/2. Kiirusel 90 on vahe juba märgatav. Robot veeres edasi korra lausa 6 sentimeetrit ja keskmise sain siis 5 1/3. Ja viimaks kiirusel 100 robot oli üpris sarnane nagu kiirusel 90, aga 6 sentimeetrit veeres ühel korral rohkem ja keskmine siis 5 2/3. Aga millise väljakutse mõtled välja sina?